Kas sa tead, mis päeva puhul see laat siin üldse on? Ei tea. Aga mardipäevast oled midagi kuulnud? Ikka. Mis siis mardipäeval tehakse? Meisterdatakse? Sa Marti oled ka jooksmas käinud kunagi? Ei. Aga kavatsed minna? Jaa. Mardipäeva laat loob mardipäeva meeleolu. 251 erinevat käsitöölist pakub külastajatele siin enda tooteid, oskusi ja maitseid. Üleüldiselt on meie eripära see, et meil on pärand käsitöö, meil on erinevate paikkondade käsitöö väljas, et on näha seda, et see ei ole lihtsalt Eesti käsitöö, vaid et siin on Muhu ja Kihnumaa, siin on Lääne-Eesti ja Põhja-Eesti ja me näeme seda erinevust. Kas siit saab mardikuube? Ei, mardikuube ei saa, et meil on ikkagi tehtud muuseumileidude põhjal etnograafilised riided. Kui palju ikkagi see käsitöö ja kõik see on tegelikult selle traditsiooniga ka seotud? Ega oma töös, näiteks mina juhindun ka ainult folkloorist, et kui ma ei tea, mis teha, siis ma mõtlen, et kuidas vanasti tehti ja või kuidas folklooris selle kohta öeldakse ja tegelikult ma saan alati selle kohta õige vastuse. Mardipäeva tähistamise algne mõte oli looduse tänamine. Selleks kehastusid mardisandid nagu loodusjõud ja haldjad, kes käisid mardilaupäeval talust talusse. Siis õnnistati kogu talu, koguti ohvriande ning pärast peeti kõrtsis mitu päeva mardipidu. Lapsepõlvest mäletab enamus meist ilmselt tuntumat mardipäevakommet, mardisanti jooksmist. Mardipäeva eelõhtul riietuti tumedatesse riietesse, kanti pahupidi pööratud kasukaid, valehabemeid. Mardid alustasid ukse taga koputamise ja sissepalumislauluga. Me oleme alati siin selle koha peal, meisterdame lastega, me oleme siin nagu väike lastehoid, eks ole. Emad saavad ringi käia, saavad laata nautida, meie siin kantseldame neid. Et minul on see lihtne töötuba, kus lapsed saavad puidust mõõga teha ja siis see on iga poisi see esimene puutöö, vaata, puupulk otsast teravaks teha. Lihtsalt natukene paremate tööriistadega võib-olla, kui kodus on saada. Mardi laadal, kas traditsiooniline leib sai, siis Mardi leib sai kaasas? Absoluutselt, iga aasta on Mardi leib kaasas meil, nii ka see aasta. Muidu on selline, vaadake, siin on see suur uhke Mardi leib ja selline ta näeb siis seest välja. Mis siin siis, te rääkige senikaua, mis kõik sees on, kuni mina siin matsutama hakkan? Juuretse baasil on tehtud, eestimaisest rukkist on tehtud ja siis päevalille ja kõrvitsa seemnestest on sees ja armastust ja ehedust on lisatud juurde meeletult. Õudselt hea. Tõesti, seda armastust on tunda, seda mardipäev on ka selle leiva sees tunda, nii et sellega on see mardipäev päästetud. Meie käsitöö praegu elab tõesti väga sellist põnevat ja toredat elu ja mulle meeldib ka see, et just sellised erinevate valdkondade inimesed on leidnud käsitöös selle mingisuguse toreda, et meil käiakse koolitustel nii arstid kui IT-inimesed, et see ei ole ainult see, et üks käsitöö tegija teeb käsitööd, vaid neid tuleb erinevatest sektoritest meie juurde. Mardilaata külastab ligi 5000 inimest päevas. Kes Mardilaade hõngu ka ise tunda soovib, see saab teha seda veel homme terve päeva.